Nii, väga oluline. Notar hakkab nüüd 5 minuti pärast. Suure tänud nägemist. Tehtud. Kus šampan? Aleksander, meil on korter nüüd. Meil on korter! On või? Jah. Meil on korter! Tän. Nüüd arvara või? Oota, seal on... Mida? Sinna poole kuskil. Miks? Aga ma ei lase pauguga ju. Ei. Tuli öeldi ja. Enne ma pean ära sööma. Tead, täna on siuke pidupäev, võid hommikusöögiks Võid olla. Kas sul on õigus? Jaa. Okei. Kuna täna hommikul tegelikult oli alles notar, siis me saime nagu müüjaga kokkuleppele, et me võime juba vaikselt siin toimetama hakata. Aga tookord nägi kõik väga ilus välja, aga vaatame siis, kuidas praegu asi välja näeb. Nii, põrand on kõik üles võetud. Vannituba me praegu ei puutu. Elutoas on julm. Ja täna siis tegelesin köögi lahti võtmisega. Saame köögi ilusti lahti. Juba Facebook Marketplace'is müügis. Kips on maas. Magamistuba on praegu kolikamber. Ja siit hakkame siis kõike ükshaaval nüüd ära müüma, et saaks ruumi teha uutele asjadele ja pisikese remondiga edasi minna. Siia me kolime, ma arvan, hiljemalt 6 aja pärast sisse. Selleks ajaks tahaks kõik valmis saada. Ja mis veel? Jah, ega vist kõik. Tere ilusat kolmapäeva! Ühesõnaga, last updates on see, et meil käis gaasimees, kes tuli keeras gaasi kinni kuskilt ja ühendas meie gaasipliita lahti. Tegelikult jumala korralik pliit, aga ma lihtsalt kardan seda gaasivärki täiega. Me nägime nüüd, et külmkapi taga on korralikult pistikuid, mis on hea. Praegu on siis nii, et köögile ja tehnikale ja sellele tehnikale tullakse järele. Veel tullakse järele millele? Diivanile. Diivanile, mille tükk on siin, Jeesus Maria. Ja siis tullakse järele ka voodile. Voodi on seal taga peidus. Nii et need asjad lähevad siis praegu ära. Ja siis saab nii palju tühjemaks selle, mis on nii tore. Me võtame, või mina võtan nüüd joppe sellest ära ja oma talvepüksid ära ja täiega ilus ilm on väljas. Mega ilus. Nädala toiduprogrammi tellid küll kulleriga, kes selle kõik üles. Eero juba ütles. Meil on vaja selle nädala toiduprogrammini jõuda. Meil on vaja kõik kipsplaadid ja asjad siit üles tõstida. Eile ostsime, vaata. Täna on korter siuke. Inimesed kirjutasid, teil on nii normaalne. Oh my god, kui swag. Sa polnud valmis või? Ma ei olnud valmis sellega. Oh my god.
meil on kõik ära lammutatud. Meie esimene eesmärk selle asemel, et kõik otse prügikasti visata, on see, et äkki on kellelgi nendest asjadest rohkem kasu kui meil. Seega me siin küürisime ja tegime pilte ja panime kõik asjad Facebook Marketplace'i üles. Aga nüüd täna oli selles mõttes edukas päev, et me saime põrandast lahti, me saime köögist lahti koos tehnikaga. Diivanile tuleb homme võib-olla järele. Voodi nüüd on selline asi, et ma jätaks voodi raami veel alles. Voodi põhi sa räägid? Või põhi, jah, sorry. Oh jumal, ma mõtlesin raam. Midagi on. Ja nüüd siis on veel üle kapid. Selline kapp, millel on 2 lükandust. Telekalus. Kingariiul. Söögilaud, mille alguses me vist jätame. Siis sellised söögitoolid. Kingariiul. Ja selline kingariiul. Selline. Pum, 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 pum. Võt. Ja siis väiksest toast on ka veel natuke põrandat ja natuke kappi ja natuke vaipa ja natuke klaaskunsti. Jah, nii on. Ühesõnaga, Karina käis vaatamas, see tuba oli täielikult jampsi täis. Me saime kööginurga täielikult vabaks. Nii et jah, suht. Homme, kui saab prügiga viidud, siis on juba päris hästi. Siis on juba päris hästi, jah. Siis saab hakata igast asju tegema. Jep. Aga homseni. Rauks. Tere hommikust. Väike update korterist, mingi aega vahepeal möödas. Ma ei mäleta, kust kohast see video pausi jääb, aga oleme saanud väga paljust mööblist juba lahti. Midagi on veel jäänud. Aga nüüd tänane projekt, kuna siit alt tuli välja originaal laudpõrand ja see on liiga kõrge, et seda hakata tasandama, siis tänane eesmärk on saada vähemalt vaadata siis siia laudade alla, mis siin toimub ja kuidas me saaks selle siis elutoaga ühtsesse tasandisse, sest niimoodi praegu edasi ei saa. Nii, esimesed katsetused tehtud. Suht manual labor, aga väga keeruline ei ole. Nii et jätkame. Nüüd on vaja hakata kas kilekotti või ämbrisse äkki. Järjekordselt kiirest remondist on saanud midagi oluliselt mul läks sõna kaotsi. Ühesõnaga, et mis esialgselt pidi olema kiire remont, on osutunud hoopis mahukamaks. Nüüd on siis köögipõrand üleval. Kas mul ei ole seal prügiga mitte midagi teha? See on kõik hullem. Seda ei saa ju prügikastiga visata. Aga nüüd ei ole muud kui... Ma ei tea, kas koridoris sama asja teha või? Oh well, toimetame edasi siis.